Pidžaamapidu Adaga on hullamiskindel. Näpsi, parim madrats, punkt. Tere tulemast tagasi, on uus nädal ja uus episood Pidžaamapidu Adaga. Minuga on täna siin Moalisi ehk siis Liis Rehemaa ja me istume nagu ikka, meil on ülikousi Oleg, see on muuseas Napsi 2-meetrine tekk ja see on mu kassi lemmikasi. How soft. Nagu mahutaks ennast konkreetselt täiesti sisse ära. Vahepeal mul ei olnud radikaid kodus tööl ja siis ma reaalselt olingi niimoodi lihtsalt diivani peal. Aga sul on päris populaarne näiteks TikToki account. Kui palju sa vaeva näed ühe meigivideo jaoks? No tavaliselt see on ikkagi full tööpäev. Selles suhtes, et saada nagu üks TikTok ja tavaliselt ma teen ju sellest samast meigist veel Insta-postituse ja kõik, et see siis pärast töödelda, valmis kirjutada see caption igale poole, mõelda, mis hashtagid, kõik asjad nagu see on, ma ütleks, et kui on keerulisem meik ja võib-olla mingi raskem videoidee, no siis see ikka võtab mul mingi 10 tundi näiteks nagu, et see on ikkagi nagu terve päevatöö selles suhtes, aga ma kunagi ei tee seda niimoodi jutti järjest, ma alati nagu filmin, meigin ära ja siis need asjad jäävad istuma mul mingi 3 päevaks, siis ma olen valmis, et hakata vaatama seda materjali alles nagu. Aga kus sa töötled TikToki videoid? Sest mina olen TikTokis mega ruuki. Ma reaalselt võtan selle sama TikToki kaamera ja siis üritan timerit niimoodi saada seal käima. Mina absoluutselt TikToki kasutada ei oska. Selles suhtes, et mul pole õrna aimu. Ma olen minu arust mingi 2 videot üritanud, nii et ma proovin nagu TikTokis filmida neid asju. No-go, need transitionid tulevad täiesti mingid laperdavad ja see ei toimi. Aga siis ma filmingi lihtsalt oma telefoniga, oma tagakaameraga, filmin klipid veel, mis ma nagu analüüsin välja, et mis nurgalt, mida ma pean, kuidas pöörama, mis iganes. Ja mul on alati nagu see muusika enne välja valitud ja siis ma võtangi, panen kõik oma ühte äppi ja panen sinna muusika taustale ja lõikan need kokku ja siis ma saan kõige nagu, ütleme, siledama ülemineku ja nagu see toimib. Mul on neid nippe vaja. Sul läks TikTokis üks video viraliks ja see oli see Månskini taustalauluga. Mis tunne sul oli reaalselt? Kas sa nagu eeldasid seda? Nüüd on juba 2 videot viraliks läinud. Mu viimane läks ka nüüd, kui ma juukst maa lõiksin, siis see läks ka viraliks. Aga palju sul nagu laike vaatamisi sellel on? No sellel viimasel on niimoodi, et umbes, issand ma mäleta peast, umbes 1 miljon vaatamist ja laike, ma võin eksida mingi 300 000 umbes, midagi sinna peale. Ma ei tea, mul pole näinud, ma pole vaadanud. Ja ma mõtlesin, ma olen meid vana oma 300 000 selle vaatamisega. Aga see Måneskini video, sellel vist on täna 1,6 miljonit vaatamist ja. Aga see oli nagu täiesti out of nowhere, selles suhtes, et see on, ma arvan, üks video mu TikTokis, mida ma mitte kunagi postitada ei tahtnud. See on minu jaoks nagu, see on halb meik, see on halb transition, see on lihtsalt kõik on halb nagu. Miks sa postitsid? Sellepärast mõde oli mingi, et vahet ei ole nagu postita midagi, et sa pole ammu postitanud, et savivad. Ma mingi tiksusin kodus aias mingi kell 3 päev, mõtlesin, vahetale panin üles, läksin mingi võrki ikka pikutama ja siis vaatan, et siis mul olid veel nagu notificationid peal, sest mul ei olnud seal väga palju, midagi ei toimunud. Ja siis mu telefon lihtsalt nagu blow up'is konkreetselt, siis ma lihtsalt vaatan, mis siin toimub, nagu refreshin 20 000 juures, refreshin 100 000 vaatamist juures, nagu see on haige. Aga kas sul on kommentaaridesse või DM-idesse peale neid viral videoid mingi tuntud inimene kas slaidinud või kirjutanud? Sest sul on päris palju bluetick kommentaare ju seal all. Jah, mul on küll, aga ma ütleks, et pigem ei, või nagu ma tean näiteks mingid 2 inimest olid, kes on nagu Instagramis ka verified ja mingid nagu nii-öelda tuntuvad inimesed, aga mina vaatasin neid, oli nagu, et mul pole nagu, kes see on, vaatasin, kes mu sõpradest jälgivad, eks ju, siis kirjutasin sõpradest, nad olid mingi, oh my god, see on mingi see DJ kuskilt sealt teiselt poolt maailma otsa, ma ei mingi, et okei, võib-olla. Aga kas sa tunned, et sulle meeldib TikToki rohkem teha kui Instagrami või? Ma ei tea, see on täiesti nagu hooti, et kuidas mul rohkem nii-öelda vibe on, aga Instagram on lihtsalt stabiilsem selles suhtes, et sa ikka saad oma need mingid enam-vähem likeid ja asjad ja tunned nagu iga postitus, mis sa teed, ikkagi meeldib rahvale, aga siis, kui sa panedki TikToki ja su viimane
noh, video on saanud 1 000 000 vaatamist ja siis sul tuleb järgmine, saab nagu 15 000, sa oled mingi ma ei tea nüüd vaata seda, et TikTok on hästi üles-alla, et seda motivatsiooni vahel leida on nagu keerulisem, aga samas seal võib juhtuda rohkem. Ja TikTokis on tegelikult väga lihtne nagu jõuda kuskile viraliks saada. Ja noh, ma pean ka siin üritama, ma vaikselt teen oma neid transition videoid, mitte midagi ei toimu ja siis reaalselt video, kus ma räägin mingi narivoodist, sellel on üle 300 000 vaatamise nagu. No see ongi, TikTok on nonsense, nagu see, ma ei saa aru nendest algoritmidest, need käib igal pool. Nii üles alla. Aga kust sul tuli üldse huvi nagu meiki hakata tegema? Kas sa oled YouTube'ist väiksena õppinud seda? Minul oli, YouTube oli kogu aeg lahti, meigi video, Dulce Candy oli peal ja tegin oma 2 pintsli ja mingi eurise lauvärvi paletiga. Aga kust sul tuli? Mul kahjuks ei ole nii nagu siukest lahedat story't või nagu see ei lähe nii kaugele, selles suhtes, et ma olen olnud terve oma elu see tšikk, kes ärkab 10 minutit enne koolipäeva üles ja on mingi davai prillid ette kooli seljakott selga, eks ju, nagu 0 meikimist. Aga ma olin nagu võistlustantsija aastaid ja seal on need lavameigid nagu jõhkrad. Ja siis mul oli sealt olid mingid nagu minimaalsed meigi asjad, nagu millega ma selle võistlusmeigi ära tegin, aga mul ei meeldinud meikida ja siis tuli koroonaaeg, me jäime kõik koju, mul ei olnud trenne, mul ei midagi, siis mul on igav ja mul nagu joonistada meeldinud ja siis ma hakkasin lihtsalt katsetama ja mingid story'sid panin üles, siis ma vaatasin, et okei, inimestele meeldib ja siis 2020 äkki mingi mais tegin eraldi Insta ja siis kohe läks lihtsalt üles. Kas sul on eraldi Insta, meigi eraldi Insta või privaat Instal, kummal rohkem on followera? Meigi omal. On jah? Aga kui korra lähme tagasi TikToki juurde, kas sa TikTokist raha ka oled nende viral videote pealt teeninud? Seal on üliraske saada. Eestis ei saa minu teada. Või nagu ma ei tea, võib-olla nüüd juba saab, aga siis, kui mul esimene viral oli, siis suvel, siis ma nagu uurisin korra, sest ma olin kuulnud sellest nagu varem. Ja siis ma nägin, et see on mingid kindlad riigid, kust saab midagi, aga Eestis ei saa midagi. Siis ma olin, nojah, okei, ma siis teen oma neid videoid lihtsalt niisama. YouTube'i tuli ka ju tegelikult see, et raha üldse Eestis teenida reaalselt mingi 10 aastat tagasi. Vähem isegi, sest kui ma alguses tegin neid YouTube'i videoid, kui ma 17-18 olin, siis Eesti ei olnud seal listis. Ja siis, kui ma olingi nagu Soomes, vaata, siis ma tegin endal kõik need account'id ära. Aga see oli ka hull protsess. Aga TikTokis vist on nii, et kui sa saad 1 000 000 vaatamist, siis sa reaalselt teenid võib-olla 100 eurot selle pealt. Mis on nagu YouTube'is sa teeniks selle pealt 10 000 eurot. Selles suhtes ma uurisingi ja siis ma mingit nevermind see raha nii nagu nii väike, mõtetu selle eest, et seal oli vaja mingi, et sa pead nädala jooksul saama umbes mingi, võib-olla mäletan valesti, aga 30 000 vaatamist umbes. Mingi üliväike nagu see vaatamistulk, et sa nagu kvalifitseeruksid vaata, aga need rahad ja mis sa saad mõttetud nagu väiksed summad. Pigem on see hea platvorm, et nagu jäädagi firmadele silma, eraklientidele silma, mis iganes, et sa lihtsalt laiendad oma seda turgu nii-öelda. Kas sa saad palju meigi PR pakke ja selliseid pakkumisi meigifirmadelt? Pigem ja. On jah? See oli, vahepeal oli küll siuke faas, et ma käisin iga nädal seal pakiautomaadis jälle mingi kastikaga, ma just ostsin uue kapi meigi asjade jaoks ja nüüd juba ei mahu ära nagu, nii et neid ikka ja tuleb. Aga sa tunned kuidagi pinget või siukest survet, et okei, nüüd mulle saadetakse ja nüüd ma pean sellest rääkima? Alguses tundsin küll, sest nagu see on täiesti ootamatult, sul on järsku mingid suurfirmad saadavad sulle asju, siis see nagu lihtsalt ise mõtled oma peas, et okei, ma pean nagu tegema neile mingi teene, vaata, ma pean rääkima sellest positiivsest, mis iganes. Aga siis üks hetk sa saad nagu aru, et tegelikult ei ole vahet nagu see, kui sul ei ole nendega mingit diili konkreetselt, kui sa nagu ei saa midagi sealt rohkem vastu kui ainult see toode, siis ma nagu tihti vahel, ma ei jõua, ma ei tee story'sid, kui mul need asjad ei ole nagu mingi wow-faktor või nagu siuke, et ma tunnen päriselt head ja ma päriselt tahan, et mu nagu jälgijad saaksid aru ja kasutaksid, ise ostaksid, et siis ma nagu, kui meil ei ole kokkulepet, siis ma ei tee nagu igast asjast mingit story't või midagi. Aga kui palju sa töötled oma pilte ja meigipilte ja kas sa võtad, ütleme niimoodi, et okei, see on mu portfoolio, ma pean teatud siuke
meigiga nägema nagu superpomm välja ja väga palju on ju neid videoid näidatud, kus reaalselt inimene teeb mingi ülikoleda meigi endale ja siis ta töötleb selle nii detailselt ilusaks. Kas sul on ka kuidagi, kas sa lisad värvi juurde näiteks või erksust? Ütleme, sul on mingi megavärviline eyeshadow look. No mul kõik lookid on suht megavärvilised ja asjad, mis ma teen, aga minu jaoks on see Instagram on algusest peale olnud minu portfoolio. See on sellepärast ongi eraldi Instagram, sellepärast mul ei ole seal ka klientidest pilte nagu feedis, vaid seal ongi ainult nagu minu tööd ja asjad, mille üle ma uhke olen. Aga töötluse koha pealt on niimoodi, et algus, kui ma alustasin, mul oli 0 töötlust nendel asjadel, et ma nagu ei töödelnud üldse. Siis ma nagu tutvusin selle maailmaga ja vaatasin, mis Eesti turg on, mis teised tegijad teevad, mis maailmas tehakse. Siis üks hetk sa saad nagu aru, et päris nagu 0 töötlusega sa tegelikult ei saa nagu selles suhtes, et inimesel ei teki mingit emotsiooni, kui ta vaatab su pilti ja see on nagu ma ei tea, valgus ei ole paigas, sul ei ole nagu mingit wow-faktorit ei teki absoluutselt, vaata. Ja kuna sul on ikkagi vaja ka natuke seda engagementi saada, siis lihtsalt jõudsidki nagu järeldusele, et tegelikult töötlema peab, aga sellega ei tohi üle piiri minna, sellepärast. Kust jookseb piir sinu jaoks? No siis, kui sa enam ikkagi nahal ei ole tekstuuri ja sa näed, et need värvid on nagu reaalselt nagu väga erksed ja sa saad aru, et see ei ole realistlik, vaata. Et mina näiteks seda Facetune'i, seda smoothing tool'i mina ei kasuta üldse põhimõtteliselt. Et see on mulle mekk. Seda ja mul kunagi kui ma Facetune'i avastasin, siis ma olin ka mingi, et see teeb nii ilusaks vaata kõik, et oi. Aga seda ma kasutan ainult mingitel, ma ei tea, kui ma vaatan, et mul mingi vuntsid või mis iganes, vaat mingid kortsud tekivad siia. Ülenäo ma ka ei pane. Siis nagu veits kuhugi, aga üldiselt mitte, et ma kasutan pigem ma teen alati oma silmamunad nagu natuke erksamaks selles suhtes, et nad nagu popivad veits rohkem. Ma teen valgeks alati. Ma seda enam ei tee, ma kunagi tegin. Aga siis minu jaoks nagu see läks liiga feigiks, siis ma nagu enam seda ei tee. Siis vahel harva, kui mul ongi tõesti, ma näen, et mul on laineris on auk, nagu mingi must nagu auk on, siis seda muidugi ma fillin, sellepärast, et nagu ma tahan, et mu silmad näeksid head välja. Aga üldiselt ja mingid punnikesi peidan ära, aga ma seda tihti ka, ma ei tee iga punniga, vaid kui mingi suur kole, mis ma olen mingi, et seda ei taha vaata, et see oleks seal, aga muidu ma üritan jätta ikkagi võimalikult loomulikuks ja see on ka üks põhjus tegelikult, miks ma hakkasin TikTok'i tegema, et nendes videotes mul on 0 töötlust ja see ongi, kui ma promon nagu pilte ja videoid, et inimene saaks aru, et see ei ole fake, mida ma teen. Ei ole 2 eri asja. Ja, et ma päriselt oskan ja et videos sa näedki ära, milline see reaalsuses on, et pildis muidugi sul on valgus otse näkku ja see kõik moonutab veits, aga mulle lihtsalt meeldis see idee, et sa saad vaadata videolt ka, kuidas see on ja et see liigub ja et see ei ole peale joonistatud nagu nendes videotes, mis sa rääkisid, vaata. Aga kas sul on kunagi siukseid töötlusapsakaid ka olnud, et ma ei tea, töötled ennast kuskilt nina väiksemaks või lõuga teravamaks ja siis vaatad, et taga on kuidagi midagi jõnksuline, sest mul on neid väga palju olnud sellest saati, kui ma mingi 15 olin ja Photoshopi avastasin. Ma arvan, et ma avastasingi selle Facetune'i või selle võimaluse nagu nii hilja, et mul ei ole siukseid asju, vähemalt ma ise ei ole avastanud küll, et mul oleks või nagu, ma väga ei kasuta seda tool'i ka, et ma tõmban väiksemaks kuskilt midagi, et see on pigem harva, aga mul ei tule küll ette, et ma nagu... Mulle alati lõuajoon läheb veits rohkem snatšituks ja mul oli kunagi kompleks, ma räägin sellest iga episood, aga ninaga ja ma tegin nina kogu aeg väiksemaks, siis kui ma vaatan tagasi oma vanu pilte, ma ei ole isegi sama inimene nende piltide peal, sest ma olen kõik nii võimalikult nagu ära plurrinud, nina mega väike, silmad suuremaks, huuled suuremaks. Ja ma olen ka nüüd mingi hetk jõudnud sinna maale, et mul on minimaalne töötlus, aga enamus nii-öelda ilu ja võlu tuleb sellest, sul peab hea kaamera olema ja hea valgus ja hea taust. Sellest ma saingi aru, kui ma hakkasin seda meigi asja tegema, et valgus on nagu nii oluline reaalselt, et see muudab nagu kõik ära. Aga näiteks oma isiklikul Instagramil ma ei töötle üldse selles suhtes, et ma ainult korrigeerin värve ja mingit sükest asja, aga ma ei kasuta neid
äppe või feature'e, mida ma seal meigi omal kasutan, et kas sa tunned, et selle jaoks, et TikTokis või Instagramis püsida populaarne, kas sul peab olema mingi teatud graafik, mis hashtag'e sa kasutad, mille järgi sa nagu otsustad? Sest mina ei lisa ühelegi asjale hashtag'i. Ma isegi ei tea nagu mida sinna lisada. Vahest ma vaatan, seal on täiesti random hashtag'id, mis ei lähe isegi videoga kokku. ja. Et mille põhjal või nagu, kuidas sa otsustad, et okei, nüüd mul on nädal aega, iga päev või nädalas korra postitan? Mul nagu kujunes välja rutiin mingi hetk, aga viimasel ajal mul on nagu elutempo nii kiireks läinud, et ma ei jõua üldse peaaegu postitada, aga ma olen nagu niimoodi katsetanud oma siis jälgijaskonnaga, et mis toimib, mis ei toimi ja ma olen tegelikult aru saanud, et sellel ei ole väga suurt vahet, kui tihti sa postitad, selles suhtes, et kas sa postitad nagu iga päev või sa postitad nädalas korra või sa postitad 6-2 korda. Et minul tavaliselt oligi rutiin siuke, et mul oli 6-2 postitust Instagramis umbes ja nagu kuna ma nendest siis sain ka eraldi teha TikToki videot tavaliselt, siis need tulid 2 päeva hiljem umbes TikToki ja siis ma panin need ka veel Instagramis niimoodi, et mul lihtsalt oli nagu terve kuu niimoodi covered iga natukese aja tagant, sest ma ise jälgijana nagu tunnen, et kui minu lemmik nagu nii-öelda sotsiaalmeediastaarid või meikarid või kes iganes postitavad nagu igapäevaselt, siis mul on nagu liiga palju informatsiooni. Ma väsin ära ja ma ei viitsi nagu keep up ida enam nendega niimoodi. Ehk siis ma mõtlesingi, et okei, ma lihtsalt teen nii, nagu ma jõuan ja nii kuidas läheb ja tundub, et toimib, kui nagu asjad lähevad peale viraliks ja siis ma nagu... Kuidas sa üldse otsustasid nii-öelda sisuloojaks hakata või sa lihtsalt hakkasid postitama oma meigi asju ja see tuli täiesti kogemata. Nagu mul ei olnud nagu kunagi siukest tahet, et ma tahan olla sisulooja või et see on nagu asi, mis mulle meeldiks. Ma pigem, mulle selles suhtes alati meeldis Instagram, mulle meeldis endast nagu mingid pilte panna või niimoodi aeg-ajalt, aga see niimoodi sisuloome tuligi sellest, et ma lihtsalt mõtlesin, et ma jagan inimestega, et mulle meeldib meiki teha nagu ja siis, kui mul tulidki juba mingi 2 kuu pärast tulid esimesed pakkumised mingitelt firmadelt, et me tahame sulle saata asju ja sa oled nii nagu meile meeldib, mis sa teed, siis ma olin mingi, et okei, võib-olla peaks siis tegelema, et või hakkan siis mõtlema, mida ma teen, et... Aga sa käid koolis, kas sa õpid? Jaa, ma käin Grimmi koolis praegu. Okei, sest ma nägin sul selles stories oli sul mingi nägu, et mis sa selle näoga teed? Sa võtsid kellegi teise näost? Jaa. Võtsimegi siis nagu nii-öelda teise inimese näo, kõik full, valasime kipsist kõik asjad ja tegime selle jaoks, et hakata siis sinna näo peale, kuna see oli meie eksami modell, kes tuli, siis sinna näo peale me hakkame modelleerima lisandeid, mingid ala haavad, putukamused, asjad ja siis kui on eksam, siis meil on täpselt tema näo järgi nagu vormitud need asjad ja siis me saame need liimida ta näkku ja nii-öelda peita need ära sinna, moonutada kõik ära. Aga kogu see Instagram ja TikToki asi hakkas siis peale seda, kui sa koolis hakkasid käima? Enne? Enne. Ma olin gümnaasiumis, kui ma hakkasin Instagrami tegema. Ja siis ma lõpetasin gümnaasiumi see suvi. Mis nüüd oli? 20. Ja siis, ja ma lõpetasin gümnaasiumi alles ja siis ma mõtlesin, et tavai, et ma ei tea, kuna mul see Instagram ja TikTok nagu hakkas tööle, et siis why not, et ma proovin, et vaatan, mis Grimmi maailmas või mis mulle üldse meeldiks teha, et see on nagu 1-aastane kool, hea viis aru saada, mis suunda minna, kas üldse minna, tutvusi leida ja nii edasi. Aga kes sinu lemmik meigi või siuksed influencerid on, keda sa jälgid? Mul on millegipärast on alati nii, et mul ei ole nagu mingeid kindlaid eeskujusid, mingeid kindlaid tegijaid, kes on minu jaoks nii-öelda iidolid või keda ma nii-öelda jumaldan, aga kuna ma ei ole ka kunagi näiteks YouTube'i tutoriale vaadanud, ma ei ole õppinud selle järgi, ma olen alati lihtsalt võtnud kuskilt Pinterestist mingi pildi ette ja ma olen, okei, see on pilt, see on mu nägu, davai, hakkan peegli ees tegema. Et siis mul ei ole nagu mingi kindlaid lemmikuid, aga näiteks Eestist mulle meeldivad Maret Ubaleht, ta teeb ka sükest värvilist, sükest lahedat asja. Kindlasti Gerda Miller meeldib mulle. Ja ma arvan, et sükest, kui ma mõtlen ka nagu glam meigi poolest, mis on süke igapäevasem nii-öelda kliendi meik, vaata, siis kindlasti Ave Antson, kes
on hetkel Eestis ei ole, aga nagu nad 3 on, ma arvan, Eestist mu siuksed lemmikud. Ave on mulle kunagi meiki teinud ja see nägi nii hea välja nagu päriselus. Tõesti, veel parem kui pildi peal. Okei. Aga mis su lemmikäpid on või kui paljudest äppidest sul käivad läbi pildid enne kui need üles lähevad? Tavaliselt ütleme nii, et mul õnnestus siis pilt hästi, siis mul käibki ta tavaliselt Facetune'ist läbi, kust ma siis vaatangi, kas mul on vaja mõni punn ära võtta või midagi ja teen nagu silmi nii-öelda säravamaks või nagu ongi teravamaks nii-öelda. Ja siis mul käib, mis äpi nimi oligi, Color Tone, kus ma siis panen lihtsalt nagu timmin veits valgust, mingid kontrastid, asjad tausta, kas tumedaks, heledamaks. Ja tavaliselt see on kõik, aga vahel mul ei õnnestu pildid, ma teen näiteks, teen 100 pilti, üks pilt meeldib, aga see veits liiga lähedalt, siis mul käib see läbi ka Snapseedist, kus ma siis lihtsalt expandin teda laiemaks. Aga tihtipeale see teeb kõik nagu selliseks see on jah, see iga pildiga see ei toimi nagu, aga seda peab jah tasakesi rahulikult igatepidi tõmbama seal, et igas suunas ei saa. Aga põhimõtteliselt need 3 äppi on ja mis ma... Kas sa väga siuke controversial äpp, mis hiljuti nagu väga tuntuks on see Face äpp, kus sa põhimõtteliselt sa paned oma näo sinna ja paned, ütleme, Hollywood või mingi glam filtri peale ja ta teeb su täiesti nagu teiseks inimeseks. Ma olen näinud mingeid TikTokke selle kohta või midagi, aga ma ei ole seda kunagi proovinud. Mul ei ole seda äppi, ma ei tea, mis see nagu... Ma teen oma juukseid seal alati shinimaks, sest see on siuke valik, et saab juuks shinimaks teha. Aga see on tõsiselt haige ja kui palju tegelikult vaatad influencerid on kõik sama nägu viimasel ajal. Sest nad kõik toodavad läbi selle sama äppi. Ma olen vaadanud täiega seda ja ma olen näinud mingeid neid samamoodi TikToki mingid videod, kus ongi mingi, et pilt enne ja siis pilt pärast seda äppi ja ma olen just nagu, oh my god, teine inimene totaalselt. Mingi tüdruk TikTokis pani video, kus ta oli oma poisist lahku läinud ja tal olid täiesti ära nutetud paistes silmad ja morn nägu ja lasi selle sealt Face äpist läbi. See esiteks, kui reaalne see välja näeb. Noored inimesed ei saaks aru, et see nagu on fake. Ta pani endale naeratuse, see pani talle hambad suhu, nagu tegi suure naeratuse, silmad särama, full meigi peale, juuksed tegi, tal olid lühikesed juuksed, tegi persen juuksed talle ja nagu täielikult muutus. See on nii hirmutav, nagu, et neid asju saab nii realistlikult teha sükeste nagu mingite äppidega, et see on... Aga sa arvad, et ütleme, kui sa töötad nii palju mingisuguse oma pildi enne, kui sa selle ülesse paned, kas sa mõtled ka kunagi selle peale, et okei, mis impakti see võib jätta mingile nooremale või et kas ma müün kuidagi vale produkti või nagu... Ma olen sellele kunagi mõelnud siis, kui ma ise jälgisin mõnda sükest artisti, kes nagu sa näed, sa vaatad pilti, sa näed, et on nagu barbinukk, et see ei ole realistlik. Siis ma olen mõelnud küll, et mida see klient tunneb, kes maksab sulle, ütleme, maksab sul 50 €, ta näitab sinu pilti, ütleb, ma tahan seda nagu ja siis ta läheb ära ja tal on nagu kõik poorid väljas, kõik asjad nagu ta näeb nagu tervislik välja, aga ta ei ole absoluutselt see, mis ta seal pildil tahtis, vaata. Et siis ma mõtlen küll, et nagu mina ei suudaks või nagu ma sellepärast ei, näiteks kui ma kliendi pilte ka panen nagu story highlightsidesse, siis neid ma ei töötle nagu üldse, et seal ainult võib-olla mingid värvi timmid veits, et kuidas valgus oli, aga ma ongi see, ma tahan, et kui mu klient minu valib ja tuleb minu juurde, et siis ta teab enne seda, mis ta saada saab sealt, vaata. Et sellepärast ma üritan ka enda pilte nagu hoida minimaalse sükse töötusega, et seda meiki ma konkreetselt ikkagi ei muuda. Et see on see, mis ma päriselt teen. Aga ütleme nii, et minu arvates on natuke liiga palju sotsiaalmeedias seda ületuunimist või seda nagu false advertisementi. Aga veits on see nagu tagasi hakanud ka minema, inimesed nagu pigem vähemaks. Ma tean, mul on 3 kindlat asja, mida ma pean alati tegema, enne kui pilt üles läheb. Ma pean ennast alati pruunimaks tegema. See on Facetune'ist ennast alati pruunimaks. Siis ma teen endale, samamoodi teen sharpnessiga silmad üle ja ripsmed, teen silmamunad valgemaks ja 3. alati mul tekivad siia kortsud ja siis ma võtan silmaalused kortsud ka ära. Need on asjad, mis ma lihtsalt pean tegema. Aga sa töötled igat oma pilti, mis üles läheb või? Absoluutselt.
absoluutselt. Ma olen mõelnud teha ka sellest nagu TikToki video, et kuidas nagu ma töötlen ja mis äppe ma kasutan ja kui palju tegelikult mu töötlusstiil on muutunud. Sest kui ma alguses tegin või nii-öelda tuntuks sain, siis mul oli ülipalju DM-e, sa isegi ei näe selline välja, nagu et mis sa teed, et vaata ennast telekas ja vaata oma pilte on ju. Okei, telekaga ei saa võrrelda, telekas näeb iga üks ratchet välja, kui ta nagu meigita istub seal pohmas on ju. Aga siis ma saingi aru, et iga pilt ma töötlen omal nina väiksemaks või ma töötlen seda ja seda ja seda. Ja ma olingi lõpuks hoopis teine inimene. Ma olin nii-öelda perfektne versioon sellest, mis ma tahtsin, et ma olen. Ja nüüd, kui ma olen tagasi tõmmanud seda, kui palju mu pildid on rohkem tähelepanu saanud, see arvaks ju vaata, et mida rohkem töötled, teed ennast üli ilusaks või selle USA standardi järgi. Aga ei, vastupidi. Ja inimestele meeldib siuke, tahavad päris sind näha. Kas sa teed oma storydes ka, ütleme, et vaata, sul ongi nagu töö-account, kas sa storydes ikkagi annad oma eraeluga või kuidagi lased inimesi või oma jälgijaid kuidagi su ellu sisse? Ma ütleks, et minimaalselt. Selles suhtes, et ma teen seal nagu vahel mingeid sükseid asju, ala ongi mingeid morning routine, mis iganes, nagu mingeid sükseid asju aga ma nagu sinna konkreetselt eraelulisi asju ei postita, aga ma võtsin nagu selle otsuse vastu, kui ma nagu sain seal jälgijaid ja TikTokis, et ma ka oma privaatkontot nagu, ma ei pane privaatseks, et kui keegi tahab nagu minugi poolest vaadaku mu pilte, storiesid, asju, et ma nagu ei varja midagi otseselt, aga ma lihtsalt tunnen, et ma pigem panen oma personaalsele kontole neid eraelulisi asju ja et see nagu meigi konto ei ole see koht, kus ma nagu, ma ei tea, postitaks oma mingit kodust elu või oma mingi boyfriendiga mingit vaatan telekat või midagi nagu see. Aga sul on see privaatkonto, mitte privaat, aga erakonto siis ka jälgijates kasvanud? Jaa. On jah? Ma ütleks, et kõik hakkas kasvama siis, kui oligi TikTok läks esimest korda viraliks, siis nagu hakkas see kasv, siis sellele tuli järgi kohe mingi nädala pärast uudis, et kellega ma koos olen, eks ju, siis saad jälle kasvas ja siis nagu stabiilselt kogu aeg kasvas ja nüüd oligi Eesti Laulja peale seda läks jälle niimoodi üles, nii et... Mina sain nädalavahetusel Eesti Laulu vaadates teada alles, kellega sa koos oled. Vaatasin, et istub nii ilus seal. Ma vaatasin, sa panid story ka, et sätin ennast Eesti Lauluks. Siis ma mõtlesin, et et kas sa nagu laulad? Mis värk on? Ma sain mitu sõnumit selle kohta, et mis asja sa lähed laulma sinna või ma mingi, et mina ei oska laulda nagu lõpetada. Sa nägid üli hea välja ja sa olid reaalselt nagu seal tausta sai näha. Sul oli must kleit või midagi, jah? Mul oli pükskostüüm ja siuke pikkade lõhikutega mõlemalt poolt. See nägi nii ilus välja. Kaua sul läks selle meigi tegemiseks? Kaua sul siuke full glam aega võtab endale? Ma arvan, mul läks mingi 45 minti. Oh my god, nii vähe? Jah. Aga kaua sa kliendile full glam'i teed? 45. Okei, tegelikult. Ma varem tegin nagu algus, kui ma alustasin, ma olen ju pool aastat teinud klientidele niimoodi, mul nagu stuudio, siis alguses ma olin mingi nagu käsi veits väris, ma olin mingi, tund 10 ja siis ma ei tea, nüüd sügisega on läinud niimoodi, ma vahel mõne kliendi teen nagu 35-ga, siis ma olen mingi, et et võib-olla midagi liiga kiiresti äkki ta arvab, et ma nagu lasin üle jala, vaata. Aga no ma ei tea, ma alati suhtlen oma klientide ja asjadega ja ütleme nii, et kõik on seni olnud nagu väga rahul ja nii edasi. Ma arvan, et 45-50 on tavaline. Kui ma panen veel neid ripsmetutikuid ka, siis on 50 minutit nagu. Kas meigi tegemine on su full-time töö? Jah. Ja poole aastaga ongi nii käima läinud või? Palju sul keskmiselt nädalas kliente on? See sõltub täiesti kuust, aga mulle pigem meeldib teha mingeid nagu projekte, mingeid muusikavideoid või mingeid teleasju. Sa teed süüst asju ka või? Jaa. Et mulle meeldib see nagu palju rohkem, sest esiteks see on nagu tööalaselt mõistlikum ja teiseks see pakub rohkem nagu siukest eneseväljendust ja mingid nagu huvitavaid olukordi, et nagu, sest eraklient tihti on see, et pruun suitsu silm, teen. No worries, aga mulle meeldib ka see, et mul nagu minu klient, mul on ka siukseid kliente, kes tulevad, on mingid, ma tahaks sinist linerit ja mingeid oranže, mingeid täpikesi ja siis kive siia ka, siis ma mingi, tavai, sa vaatasid mu Instat, sa tulid õigesse kohta nagu, tavai, teeme ära, mul nagu lähevad silmad põlema alati. Aga sa teed freelancerina siis või sa oled, sest sa ei ole ju veel kooli lõpetanud, et kas sul on
oledki nagu lihtsalt õppinud, otsustasid, okei, nüüd ma hakkan kliente võtma või kuidas sul? No ma hakkasin sellepärast kliente võtma, et mul lihtsalt Instagram ummistati ära, et nagu kas sa meiki teed, kus sa teed, palju maksab, ma lihtsalt olin kodus ja mingi, ma ei tea ju. Okei, no ma siis teen, hakkan kuskilt pihta. Ja siis ma olingi nagu läbi ühe tuttava sain siukse stuudiokoha ka kesklinna, siis ma mõtlesin alguses, et okei, et ma proovin, et ma teen suvel paar kuud, et vaatab, kas tasub ära ja nii edasi ja siis kuidagi blow up'is ja nagu inimesed käivad ja küsivad ja. Nice. Kas sa tundsid seda ka, et kui inimesed said teada, et kellega sa suhtes oled, et siis sul hakkas nagu rohkem kuidagi kliente tulema ja kõik tahavad teada ja pigem tulevadki niimoodi, et oh my god, see on ju see. Mul väga ei olnud, õnneks ma kartsin küll seda mingi hetk, sest ma nagu mõtlesin, et ikka sa ei taha ju, et inimesed tulevad mingi muu eesmärgi pärast, kui lihtsalt see, et nad tahavad, et arvavad, et sa oled hea artist ja et nagu sa teed neile head tööd, vaata. Aga siis on ju tavaliselt inimesed ei julge rääkida sellest, nad ei julge küsida, nagu, aga siis mõni on siuke, et nad on istunud 25 minutit toolis ja mingi, et kuule, et ma tegelikult mõtlesin, et kas sa oled muidu temaga koos või siis ma olen mingi jah, olen küll. Ja siis mingi, oh my god, nii lahe, vaata. Aga õnneks see on nagu, seda on nii harva, et nagu see ei ole nii-öelda annoyinguks muutunud, et pigem on minu jaoks olnud veidrad olukorrad, kui me olemegi koos kuskil väljas käinud või suvel oli ka mingi beach grind või midagi, siis käid ringi, siis kõik on mingi, oh my god, sa oled see TikToker ju. Ja neil oli nagu savi, kes mu kõrval on, siis ma olin mingi, et ma tean sind, sa oled see TikToker, vaata. Siis ma olin küll, oh my god, mis toimub. No mega puust on see. Ja ma olin vist okei, aga kas sind tuntakse ära ja tulevad juurde niimoodi, ütlevad, et sa oled see või teeme pilti? Järjest rohkem, jah. On jah? Aga see on minu jaoks täiesti nagu veider olukord, sest ma olen enda arust nagu mitte keegi, vaata. Lihtsalt nagu üks 20-aastane tüdruk, kes kodus mõtles, et hakkab meiki tegema, et nagu see oli minu jaoks üliveider, kui esimene kord inimene tuli minu juurde, et sa teed nii hästi meiki, ma olin kindel, et sa oled välismaalane, aga kus ma sain teada, et sa oled eestlane ja ma olen su mingi suur fänn nagu mingi reaalselt. Siis mul oli küll siuke tunne, et nagu okei, mis toimub nagu. Aga mis su siht on, kuhu sa jõuda tahad? No ma tahakski, et ma nagu jõuakski selle meigiga nii kaugele, et ma saan valida, mis töid ma teen, mul on eri projektid, värgid, särgid, et mind nagu tunnustatakse selles suhtes, et ma ei ole nagu, vaata, kuna meil on nii palju meikareid, igaüks võiks olla meikar tänapäeval, eks ju, siis see oli mu hirm alguses, et ma lihtsalt sulandun massi ja ma jään sinna, et sellest ei saa midagi. Aga täna ma lihtsalt tunnen, et ma tahaks olla nii-öelda järgmine staarmeikar. Niimoodi, et nagu inimesed teavad, kes ma olen, tahavad mööda tulla, et nagu siuke vabadus, aga samal ajal ma saan teha seda, mis mulle meeldib. Kas on, nagu sa ütlesid, et vaata, sulandud sinna massi, et meil on nii palju neid MUA-si. Kõik panevad omal mingi nime ette MUA ja panevad pilte ja arvavad, et nad on mingi kunstnikud. Aga kas sul on mingisuguseid nippe jagada, kuna ongi, neid on nii palju, kes tahavad meiki teha, et kuidas stand out'ida ja mis teha? No jah, kuna täna see internet on siuke, et igaüks võib õppida ja no, nagu minagi, ma ei ole ju õppinud seda, ma lihtsalt tegin. Aga ma arvan, et asi, mis mind aitas nagu nii-öelda sellest massist natuke välja, oligi see, et ma leidsin oma mingi niši, ma leidsin oma külje, sest näiteks üks TikToki, nagu mul on ei tee keegi, siukseid värvilisi meike nagu tehakse nii vähe, et see oligi kuidagi minu väljund sellele, et noh, ma sain nii-öelda tähelepanu, aga ma tegelikult teen ju ka seda sama pruuni suitsu silma, ma võin seda vabalt ja mul ei ole üldse, noh, ma saan hakkama sellega vabalt, see pole probleem. Et ongi kuidagi leida oma mingi šnitt, millest kinni hakata ja samamoodi ma olen näinud mitut nagu tüdrukut Eestis, kes on tegelikult võiks väga palju potentsiaali olla, aga ei panusta oma sotsiaalmeediale näiteks nii palju, et ongi see sama piltide töötlus või nagu lihtsalt säti valgus või nagu mõtle natuke läbi, et kus sa piltid, et mis sul taustaks jääb, et kui sul jäävad nagu mingid riidehunnikud, siis see on juba nagu, see nagu ei taha laiki panna sellele nii väga, vaata. Et lihtsalt nagu mõelda läbi ka see sotsiaalmeedia külg, sest see on tänapäeval nagu eriti meikaritel nagu see on konkreetselt su CV, mille järgi inimene valib sind.
et sellele peab tähelepanu pöörama. Sest mulle öeldakse ka, et ma jälgin sind, aga miks sa töötad oma pilte või miks sul on selline. Ma olen, see on mu töö ikkagi ja brändid tahavad, et ma teeks ilusaid kvaliteetseid pilte ja loogiline, et ma ei saa sinna vahele siis visata mingisugust, mina voodis selfie või mina kassiga mängimast, see ei ole reaalne. Ja kui palju tegelikult saab heiti selle eest, et sa ei pane siukseid pilte, kas sul on ka seda olnud? Ma saan pidevalt. Ma vist ei ole mitte ühtegi hate kommentaari saanud. Mul ei ole TikTokide all ka mitte ühtegi. Mu kõige siuke kurjem kommentaar on umbes see, et sa teed nii hästi meiki, aga et sa oled ilma meigit ilusam. Ma olen nagu, et no okei, thanks, aga see on mu töö. See on see, mida ma teen. Vaata, sa hakkasid ise, sa ehitasid ennast ise üles, sa ei tulnud mingisugusest rannamajast. Et võib-olla sellepärast sul on nii positiivne, sest TikTok on kõige kohutavam koht. Ei no ütleme niimoodi, et ma arvan, et ma olengi hate kommentaare näinud enda kohta Jaagupi TikTokis. Ja noh, siis ma ei ole lugenud, aga ma tean need igast. Nad on kadedud naised. Meedia asjad on samamoodi olnud, et no on nagu on selles suhtes, minule keegi pole minu kontodel mitte midagi öelnud halvasti. Ja see on, ma ei tea, see on nagu impressive. Ma ei tea, kuidas see juhtunud on. Ma iga kord, kui ma jälle mingi uue video panen, vaatasingi see viimane läks vairaks, ma mingi, no nii, nüüd siit tuleb raudselt midagi, eks ju. Ei tulnud. Aga kas sa tunned, et kui sul läheb video vairaliks, et siis sul followeri baas ka nagu hullult kasvab, sest tihti on see, et vaadatakse see üks video ära, aga follow ei panda? No mul oli näiteks peale esimest seda Maneskini videot, ma arvan, mul TikTokis ma sain juurde äkki 12 000 followeri. Nüüd peale viimast seda ma sain mingi 6 000 äkki juurde. Midagi siukest. Palju sul on kokku? 21 äkki. Mul on seal, aga ma ei tea jah, mul on seal tegelikult suht vähe videoid. Aga YouTube'i peale üle minna? Ma olen mõelnud sellele, aga siis ma olen täiega mõelnud, et sest Eestis ei ole YouTubereid, kes reaalselt keskenduks ainult meigi tegemisele. Ja ma olen mõelnud sellele täiega, aga siis ma olen nagu... Aga tee ruttu ära, sest vaata saavad ideid praegu. Okei, ma teen ise. Ma olen nüüd järgmine. Sest reaalselt Eestis ei ole siukest, kes mingi sitta on meigi videoid. Ma arvan, et see on ka selles, et ma ise ei ole kunagi vaadanud neid videoid ja siis mul on täiega olnud see tunne, et aga kas sellel üldse on turgu, nagu kas keegi üldse vaataks siukest asja? Mina. Ma vaatan iga päev, istun ja vaatan meigi videoid lihtsalt. Teen YouTube ära ei saada vähemalt subscribe'i. Ma tulin täna ka, ma mõtlesin, et okei, et ma ei saa nagu mingi tullu ekstravagantset meiki teha, et ma teen kõige naturaalsema, et Queen of värviline make-up istub mul siin kõrval ja siis ma tuleks klaunina kohal. Ma mõtlesin, et okei, ma keep it simple. Aga selge, tuult tiibadesse sulle, sest see on mega äge, mis sa teed ja kuidas reaalselt, kui sa tahad ja viitsid, siis sa saad ka täpselt seda, mida sa otsid. Nii palju kirjutatakse ka mulle, et kuidas ma alustan või mida ma teen. Lihtsalt alusta, juba see on algus. Lihtsalt alusta ja nagu ära anna peale 2 kuud alla nagu, vaid sa pead nagu veits nagu lihtsalt suruma läbi sellest. Ja kui sa teed seda, mis sulle meeldib, siis üks hetk sind märgatakse, nagu see lihtsalt läheb nii. No, ma ei teinud mitte midagi teistmoodi kui teised, kes alustavad ja ma olen täna seda Instagrami teinud 1,5 aastat ja ma olen siin nagu, mul läheb hästi, ma saan öelda, et see on mu töö. Ehk siis ma arvan, et pole palju vaja lihtsalt nagu hakka pihta. Ja ära karda oma pilte töödelda. Jaa. Aga aitäh sulle, et sa tulid. Aitäh, et sa näitasid väikse sükse sisu enda maailma. Ja minge kõik vaadake kindlasti TikTokist, kui ägedaid videoid ta teeb. Ja näeme juba järgmisel nädalal. Tšau! Pidžaamapidu Aadaga on hullamiskindel. Näpsi parim madrats.